4-aastane Grete elab perega Kalamaja korteris, kus ta võõrustab rõõmuga külalisi, jumaldab oma ema Katrini loetud muinasjutte ja naudib kõike seda, mida tema vanused ikka. Šokolaadi, jäätist ja kakaod. Seevastu porganditest, marjadest ja varajasest magamaminekust käib ta kauge kaarega mööda. Lussakal pilgul teatab ta võttemeeskonnale, et talle maitsevad puuviljadest mänguasjad. Kalamaja tüdruku menüü ongi see põhjus, miks me tema perele külla tulime. Grete on peategelane osalusvaatluses. Puha suhkur ja magus sai, hüüatas Grete. Ehkki Grete kaalub oma vanuse kohta igati normipärased 16 kilo ning on täiesti terve lasteaialaps, siis Tervise Arengu Instituudi statistika näitab, et Eesti lapsi ja noori on tabanud justkui ülekaalulisuse ja rasvumise epideemia. Iga 10. laps on ülekaaluline. Kusjuures võrreldes 2004. aastaga on see arv pea kahekordistunud. Teadlased ja toitumisnõustajad on viimastel aastatel kuulutanud sisuliselt tervisevaenlaseks number 1 suhkru. Suhkur ehk siis lihtsüsivesik tõstab serotoniini ehk siis meie heaoluhormooni taset, siis see tekitabki meil sellist positiivseid tundeid, annab energiat ja inimene ongi nagu õnnelikum. Aga kui ta on lihtsüsivesik, siis ta on meie organismis lühiajaliselt. See tähendabki siis seda, et peale seda oleme me väsinud sellest suurest energiast ja see tekitabki niisugust energiatõusu ja langust ja tõusu ja langust, et tegelikkuses, mis toimub organismis, ongi see, et veresuhkru tase tõuseb ja langeb. Miks ta väsitab, on see, et organism üritab hoida seda veresuhkru taset normaalsena, et säilitada siis optimaalne olek. Ja kui nüüd keha on nii koormatud kogu selle tegevuse juures, siis lõpuks, kui see kestab nagu pikaajaliselt, võibki tekitada siis erinevaid haiguseid, nii veresoonkonna haiguseid kui ka diabeeti, mis on tänapäeval juba ka päris levinud. Mõned nimetavad seda koguni sajandi suurimaks katkuks ja võrdlevad suhkrut narkootikumidega. Bostoni teadlane Dr. David Ludwig leidis mõni aasta tagasi magnetresonantstomografilistes uuringutes, et ajus toimuvad suhkrut süües samasugused reaktsioonid kui kokaiini või heroiini tarbides. Ka Amsterdami tervishoiujuht Paul van der Welpen hoiatas 2 aastat tagasi, et suhkur on läbi aegade kõige sõltuvust tekitavam ja ohtlikum narkootikum ning selle tarbimist tuleks rangelt seadusega reguleerida. Ja, suhkrusõltuvus on teaduslikult tõestatud. Teadlased seostavad suhkrurikka menüü ja seeläbi rasvumisega ka teise tüübi diabeedi kasvu. Kui 2004. aastal diagnoositi Eestis teise tüübi diabeeti esmakordselt 3300 inimesel, siis 10 aastat hiljem kuulis diagnoosi juba pea poole rohkem ehk 5400 inimest. Kui esimese tüübi diabeedi põhjused tulevad paljuski geenidest, siis teise tüübi diabeet on selgelt seotud elustiili ja rasvumisega. Ehk võib väita, et valed valikud toidupoes viivad igal aastal tuhandeid inimesi arsti juurde, kus nad kuulevad diagnoosi, mis aheldab nad igapäevaselt insuliinisüstle külge, kui neil pole just tahtejõudu teha parandusi oma igapäevases menüüs ja liikumisharjumustes. Kui kommi ja šokolaadi puhul on suhkur elementaarne komponent ja enamik oskab maiustustega piiri pidada, siis palju suurem probleem on peidetud suhkur. Kas teadlikult või ajapikku tarbijate eelistusi järgides on suhkrusisaldus vargsi toiduainetesse lisandunud ja seda leidub jahmatavates kogustes ka produktides, mida tavainimene esmapilgul maiustustega ei seosta. Näiteks Thai Choice magus tšillikaste sisaldab üle 1/3 suhkrut. Kõige üllatavam on, et selle Fatseri musta suitsuse seemneleiva viiluga saad kaasa üle poole teelusikatäie suhkrut. Näiteks Aura viinamarja nektariga võib ühe pakiga sisse kulistada 157 grammi suhkrut. Ja kuigi Aura maitseveed tunduvad süütud värskendajad, siis pooles liitris leiab 30,5 grammi suhkrut. Pole ehk üllatav, et Nussa pähklikreemis üle poole on suhkur, aga hoolsalt peelt teksti lugedes selgub, et ühes purgis sisaldub tegelikult vaid 4-5 pähklit. Mõnel juhul võib öelda, et tegu on lausa manipulatsiooniga, nagu näiteks hommikusöögi helveste puhul. Pakendilt tõstetakse esile toote tervislikud omadused, aga suur suhkrusisaldus seisab etiketil kirbukirjas. Tihtipeale me näemegi, et pakendil on kõik välja toodud, aga siis kõige suuremalt on kirjutatud tumedas trükis, et see sisaldab D-vitamiini näiteks või omega-3. Et siis tihti võidaksegi mõelda, et kui ma söön oma hommikusööki, siis see ongi tervislik. Kuigi tegelikult koosneb sellistest nii-öelda mittetervislikest ja hästi suurel määraga suhkrust.
Siit jõuame ringiga tagasi meie loo peategelase juurde. Mida sööb üks Eesti 4-aastane tegelikult ja kui palju on tema igapäevases menüüs ilmselget kui ka peidetud suhkrut? Kas sa mustikaid sööd? Ühelt poolt pole üllatav, et kui lasta Gretel endal valida, eelistaks ta kommi ja väldiks parema meelega värskeid vilju. Mango maitseb sulle? Ei maitse. Aga näiteks õun? Õuna ka ei söö. Päriselt ei söö. Meie palvel pani Grete ema üksikasjalikult kirja tütre päevamenüü. Võtame koos toitumisnõustajaga ette juhusliku laupäevase toidusedeli. Alustame siis hommikusöögiga. Hommikusöök on sellised tavapärased krõbinad, niisugused paljude laste lemmikud ja laktoosivaba piimaga. Ja siin on meil siis 7,5 grammi suhkrut ja kaneelirulli on siis 15 grammi suhkrut ehk siis 7,5 kuubikut. Arvud kokku liites selgub, et Grete sööb tavapärasel hommikul üle 22,5 grammi suhkrut. Lõunasöögil piirdub asi õnneks vaid 4 suhkrugrammiga. Asi kulmineerub õhtul, kui Grete pistab jäätise, kakao ja kõrsikute näol naha vahele 34 grammi suhkrut. Ühe päevaga kokku seega 60 grammi, mis teeb nädalas ligi pool kilo ja aastas 21,6 kilo suhkrut. Ehk see pisike kalamaja tüdruk sööb aastas sisuliselt sama palju suhkrut, kui ta ise kaalub, pluss veel 5 kilo. Mida arvab tulemustest ema Katrin? No sellise menüü põhjal ma ei eeldanud midagi head, aga kui ma näen neid püramiide, suhkrupüramiide, siis ma ei kujutanud ette, et see ka nii kehva on. See väike katse kinnitab murettekitavaid trende, mille tõttu teadlased ja toitumisnõustajad juba ammu hädakella löövad. Me tahaks, et lapsed sööks tervislikumalt, kuid seda on lihtsam öelda kui teha. Teeme veel ühe lihtsa katse, kuhu liitub seekord ka Grete sõber Sander. Asetame laste ette 2 toodet sarnasest grupist. Ühel lustakas multifilmilik tegelane, teisel lakoonilised pildid pakendis leiduvast. Kumma kasuks valib laps? Kas tavaliste sarapupähklite, mis on igavas pakendis, või eelistab ta pähkleid šokolaadis, mida ehib lõbus orava pilt. Mulle meeldib lilled ja loote ja liblikad ja muru. Kas sulle limonaad ise meeldib? Ei. See võib tunduda lahtisest uksest sissemurdmisena, kuid see väike test ilmestab veel kord, et laps võib eelistada toodet, mis talle tegelikult isegi väga ei meeldi, puhtalt atraktiivse välimuse järgi. Pakend on huvitav ja selline silmatorkav, et lastele meeldivad niisugused värvilised, nagu rohkem värvikamad ja huvitavad pakendid. Mis siis veel on näiteks erinevad tegelaskujud. On kas siis karukesed või on muud loomad, kes siis ütlevad selle sõnumi edasi, nagu et see toode muudab sind õnnelikuks. Mesikäpa tooteid ostavad mitte ainult lapsed päris kindlasti, vaid suurem osa nendest tarbijatest on ikkagi täiskasvanud, aga ega me ei ole nii sinisilmsed, et me arvaks, et 3D mesikäpp teleekraanil laste tähelepanu ei köida, kindlasti köidab ja kindlasti rohkem kui isegi kui täiskasvanute. Ja seetõttu tegelikult oleme muutnud mesikäpa reklaami selles suunas, et see oleks seotud rohkem heategevuse ja laste liikuma suunamisega. Kalevi turundusdirektor Anne Tääkre ja teised suhkrurikaste toodete valmistajad on viimasel ajal justkui astunud samme, et liigtarbimist vältida või kompenseerida, sponsoreerides näiteks tervisespordiüritusi. Millekski enamaks jäävad tootjate käed lühikeseks. Näiteks suhkrumaks on just tänu peidetud suhkrule tekitanud tootjates vastumeelt. Aprillis ajalehele Pealinn antud intervjuus tõdes Toiduainetööstuse liidu juht Sirje Potissepp, et suhkru maksustamisega tõusevad mitte ainult maiustuste, aga ka leiva, piima ja paljude teiste toodete hinnad. Toiduliidu möödunud aastal tehtud analüüsi kohaselt oleks suhkrumaks ebaefektiivne meede ega lahendaks rasvumisprobleemi. Ja kui Grete pere alustab pärast külaskäiku toitumisnõustaja juurde hommikut nüüd pudruga, siis tuhanded samasugused pered on endiselt väheteadlikud tarbijad, kes manustavad eneselegi teadmata suuri koguseid suhkrut ja suurendavad statistikat, mis näitab eestlasi aina rohkem tüseneva ja diabeedihaige rahvana.